Nädalavahetusel alustas uut korvpallihooaega Optibet Tallinna Rahvaliiga. Värskema ilme saanud ning võistkondade arvu 24 peale kasvatanud liiga tahab pakkuda Tallinna harrastuskorvpalluritele hästi korraldatud ja mõnusa fiilinguga turniiri läbi kogu hooaja. Kindlasti ootame põnevaid mänge, et oleks meeskondadel põnev. See on nagu põhiline, ja satsidel oleks hea koos viibida. Et see on nagu meie põhiline argument ja tervislikud eluviisid. Avapäeva põhimängus võttis online meedia kindla 90-54 võidu A. Le Coq'i vastu. Liiga valitsev meister, korvpalliklubi Pelgulinn, pidi spordiklubi Rimmi vastu rohkem pingutama, kuid võitis 84-71 ning sai esimesed positiivsed elamused kätte. Väga uhke, et kui kas või ütleme saali järgi juba, et esimest korda siin saalis mängida ja tundub, et on mõeldud selle nagu avamispäev ja organisatoorse poole peale, et raske öelda veel, aga esimene mulje on väga hea. Pidupäeva puhul olid Tallinna Rahvaliigale oma õnnistust andma tulnud ka Tallinna linna ning Eesti Korvpalliliidu esindajad, kes kinnitasid, et oma lõbuks palli mängivaid entusiaste hinnatakse kõrgelt. Tänu teile, head mängijad, head treenerid, saavad tööd kohtunikud, vahendus spordiarstid. Tänu teile saavad meie spordi- ja noorsooametis planeerida ja rajada uusi pallimängide saale. Harrastades oma lemmikspordiala, olete suureks eeskujuks oma lähedastele ja meile kõigile. Harrastuskorvpallurid on tegelikult ju meie jaoks üks põhilisi tugisambaid, et nemad on kõige suuremad korvpallifännid, nemad on korvpallitoetajad ja tihtipeale just nende võsukesed satuvad nagu korvpalli mängima, nii et sealt tulevad meile uued koondislased, nii et see on väga tähtis meie jaoks. Omal ajal ka meistriliiga tasemel mänginud Ausmaa soovis harrastuskorvpalluritele hooajaks kaasa anda ka omapoolse sõnumi. Eelkõige soovin ma neile, et nad püsiksid terve hooaja terved ja et nad tunneksid rõõmu igast mängust. Tallinna Rahvaliigas jätkuvad mängud Sõle spordikeskuses juba järgmisel nädalavahetusel.